Tere, mina olen Jaan Tootsen ja mina olen filmi juurde lihtsalt kuidagi sattunud. Ma tulen siia poole. Aga viimased 5 aastat olen ma teinud filmi Uue Maailma Seltsist ja nüüd see film ongi lõpusirgel ja tuleb kohe välja. Aga ma mõtlesin täna, et oleks aus, et ma pean nii-öelda oma naha ka turule tooma, et mis oleks, kui miksida kokku see Uue Maailma film kuidagi mingisuguse oma elu filmiga, mis siis on kulgenud nagu 5 aasta jooksul paralleelselt. Et kui sel hetkel, kui helistas Jaak Kilmi, küsis, et mis sa teed, et midagi väga olulist on õhus, et kas sa tuleksid Uue Maailma filmile režissööriks. Et siis, ma arvan, et ma olin sel hetkel kodus ja pesin last. Olin oma toredas väike kodanlikus pesas ja mõtlesin, et minu tund on tulnud. Et ma olen eluaeg olnud selline wannabe anarhist ja nüüd on see võimalus siis astuda ta mängu. Ja kui te eelmisel pildil mäletate, et minu abikaasa Eeva nägu oli hästi rõõmus ja rahulik, et sel hetkel ta ilmselt teadnud, millega ka tema on seotud järgmisel. See on nüüd reklaampilt. Te saate aru, et on võimatu teha dokfilmi Uue Maailma Seltsist, kui on olemas koha peal Mart Kessel-Otsa helioperaatorina. Tähendab, see on absoluutselt võimatu. Ma ei räägi üldse Mardist, vaid ma räägin põhimõtteliselt, et see meeskond oleks suur. Suurema osa alguses koos Mihkel Soega olimegi nii-öelda alati laskevalmis minema õigel hetkel õigesse kohta. Ja see ongi naljakas, et ühtepidi ma olen mõelnud nüüd tagantjärgi, et mingisugused sellised ilud ja valud ja pained ja depressioonid, mis on olnud nendel filmitegelastel, on mingitel hetkedel olnud mu enda elus on mingitel samadel aegadel. See on nüüd see aeg, kui mängu tuli Seltsimaja ja see on üks väga haruldane pilt, et ma olen palunud ka oma pere sinna sellele võtteplatsile, et kus ma ööd ja päevad olen viibinud, sest Eeva ei ole aru saanud kunagi, et miks ma nii kaua, et miks ma ei jõua öösel õigeks ajaks koju ja Uue Maailma film areneb. Alguses Jaak ütles, et teeme kohe pikalt, et teeme 1,5 aastat. Ja nüüd on saanud 5 aastat. Ma olen ise olnud selle pika 5 aasta jooksul mingil hetkel hästi väsinud, tüdinud. See on nüüd see hetk, kui ma ise hüppasin korraks ära, tõesti 5 aasta jooksul üks hetk, kui ma olin 2 nädalat Barcelonas külas oma sõbral, kes on selline, mina mäletan teda lapsena, et siis ta oli selline tavaline kaablikutt, aga ühel hetkel oli ta Barcelona ühes parimas laboris ja uuris inimese taju, et kuidas inimene tajub liikuvaid pilte, kuidas ta tajub filmi heli. Ja Sass on pöörane tegelane, ta on nagu Bulgakovi mingisugusest teosest välja hüpanud tüüp, et kui ta käis meil arvutit parandamas raadios, siis ta alati rääkis pikalt Tarkovskist ja vene kirjandusest, et ta kunagi ei teinud seda õiget liigutust või juppi ära. Ja igal hetkel, kui ma seal Barcelonas olin, siis ma mõtlesin, et kurat, aga et mis toimub tegelikult uues maailmas sel ajal. Ja igal tänavanurgal ma võtsin kõne kas Erkole või Martenile, et mis nüüd käsil on. Ja kui ma jõudsin tagasi sel hetkel, siis ma sain aru, et midagi ei ole muutunud, on tulnud uusi pööraseid tegelasi mängu ja jälle see tegelikult see rütt kordus ja kordus. Ma ei olnud kodus, mul naine hakkas saatma öösel SMS, et mis toimub, et kus sa oled. Et ta oli kohutavalt mõistev olnud kogu selle aja jooksul. Nii, see on üks järjekordne lahtihüppe. See on vist Nigula raba Lembit Petersoni maakodu lähedal, kui ma ühel hetkel, see on see, et sa pead nagu sellest
kogu sellest mängust ennast nagu välja zoomima või hetkel mõtlema, et miks sa seda teed, et mis on nagu kõige olulisemad asjad. Ja see ongi naljakas, et ma olen nagu, ütleme, selle 5 aasta jooksul muutunud, see film on nagu hästi teraapiliselt mõjunud või see on nagu selline zen praktika, et ma olen hakanud enda elu ka jälgima nagu filmi. Et ma kohati saan aru, et ma vihastan nagu minu parim filmitegelane oma parimatel hetkedel või ma olen samasuguses ekstaasis, nagu on tema või keegi, ütleme, 3. seal juures olevatest. Ja need on lapsed, kes ootavad isa koju. Et kus sa oled? Et kaua võib? Et see on ikkagi haiglaselt pikk periood. Ütleme inimese elust, kes ei ole ise veel ka ju 100 aastat vana. Ahah, no võt, nüüd on, ma tahan hoida seda saladust, et hästi hirmus isu on nagu ära lobiseda, et mis nüüd saab ja ega elus on üldse nii, et ega me tegelikult ju ka ei tea, mis lõpuks saab. Et see on Ardo, Jako, nüüd on Erko seltsimajas. Et ega ma lõpuni ei tea ka, et mis Erko peas toimub. Et minu jaoks on ta klassikaline trikster, kõige suurem pühak ja kõige suurem pätt ühe hetke jooksul, aga ma armastan teda piiritult ja kõiki neid, kes elavad minuga koos selles maailmas ja uues maailmas eriti. Elagu uus ja igavesti uuenev maailm, nagu ütles Jaak Johanson. Aitäh!